Tervist! Ma tahan teid kõigepealt kõiki tänada selle eest, et te olete siia tulnud. Selle jaoks, et tänapäeval tulla välja ja näidata oma nägu massimeeleavaldusel, kus öeldakse ei massiimmigratsioonile, on juba Euroopas vaja väga suurt kodanikujulgust. Meil on see olemas. Ja meid ei ole ju tegelikult ainult see hulk inimesi, kes siin platsi peal on, vaid me teame, et 90% Eesti inimestest on koos meiega. Tahaks jätkata sealt, kust Malle Pärn lõpetas. Nii kergesti lendavad sildid, süüdistused ja ähvardused selle kohta, kuidas meie väidetavalt oleme ksenofoobid, rassistid või vihkajad. Täielik laim, see on alatu vale. Meid ei motiveeri mitte mingi vihkamine, meid motiveerib armastus oma rahva ja oma maa vastu. Me hoolime sellest, et Eesti oleks jõukas, ilus, edukas, et siin oleks perspektiivi, et meie lastel oleks siin hea elada, et meie lastelastel oleks siin hea elada. Nädala alguses esmaspäeval oli peaminister Rõivas Riigikogus, kus ta sel samal teemal vastas Riigikogu küsimustele ja nii nagu kõikidel teistel teemadel ajas suhtelist häma. Ja ei saanud, väga selgeid vastused talt ei saanud. Probleem on milles? Probleem on selles, et me ei saa usaldada praegust valitsust. Me lihtsalt ei saa usaldada. Meie kui kodanike ülesanne on avaldada lakkamatut survet Eesti poliitikutele, kes neid otsuseid langetavad, sest et nad on pideva surve all Euroopast langetada otsuseid, mis on Eesti rahvuslikele huvidele äärmiselt kahjulikud. Tänane üritus on üks osa sellest surve avaldamisest. See on positiivne surveavaldus, et Eesti poliitikud oleksid selgrooga. Nüüd, ometi süüdistatakse ja süüdistati esmaspäeval ka meid peaminister Rõivas selles, et me õhutame hirmu. No vabandage väga. Põhimõtteliselt öeldakse meile, et ärge uskuge oma silmi ja kõrvu, uskuge Taavi Rõivast. Aga meie usume paraku siiski oma silmi ja kõrvu, vaatame uudiseid ja needki kallutatult ei jäta muud võimalust kui öelda, massiline immigratsioon Aafrikast ja Lähis-Idast toob ühiskonnas kaasa konflikti, vaesust, kuritegevuse kasvu ja kõik võimalikke suuri sotsiaalseid probleeme, ilma milleta me saame suurepäraselt hakkama. Me ei pea seda tahtma. Eesti rahvatarkus ütleb, loll õpib enda vigadest, tark õpib teiste vigadest. Euroopa on täis näiteid teiste vigadest. Vaadake Rootsi, vaadake Hollandisse, vaadake Prantsusmaale. Alles eile avaldati statistilised andmed selle kohta, kust on pärit need välisvõitlejad, kes võitlevad terrorigrupp ISISe üksustes Lähis-Idas. Nad tulevad Euroopa moslemi kogukondadest. Kust kõige rohkem? Prantsusmaalt, Rootsist, Soomest, Taanist, heaolu ühiskondadest, kus on neid poputatud tohutute rahadega, integreeritud ja hoitud nagu pilpa peal. Ja millega nad vastavad? Nad lähevad selle sama ühiskonna toetusrahadega päid maha saagima oma enda kodumaa päritolumaadele ja siis tulevad tagasi Taani, Rootsi, Soome, Hollandi passidega ja hakkavad integreeruma neisse ühiskondadesse või? Jätke nali. See ei ole lihtsalt reaalne. Väga oluline sõnum, mida on vaja ka Euroopale lakkamatult kohale viia, on see. Eesti ja Läti on ammu kõige kõrgema välispäritolu rahvastiku protsendiga riike Euroopas. Meil vastavalt 30%, Lätis 40%.
Mujal Euroopas on see protsent 10 ligi või natukene üle selle. Kui keegi tuleb rääkima solidaarsusest, siis ma ütlen niimoodi. Kõigepealt prantslased, hollandlased, sakslased, saage 30% endal immigrante ja siis tulge neid meile edasi pähe määrima. Kõigile neile aga, kes süüdistavad inimesi, kes soovivad, et Eesti oleks edasi Eesti selles tähenduses, nagu me seda praegu kõik mõistame, ütlen ma niimoodi. Tegelikult vihkajad on need, kes soovivad oma rahvale seda halba, et nad pooldavad massimigratsiooni Eestisse. Nemad vihkavad tegelikult oma enda rahvast ja oma enda kodumaad. Ja ma küsin sama küsimus siit lavalt, mis ma küsisin esmaspäeval Taavi Rõivase käest Riigikogus. Mida Eesti rahvas on sulle nii halba teinud, et sa seda meile soovid? Rõivas ei öelnud selle peale midagi. Aga tähtis on see, et meie ise teame, mis on õige. Tähtis on see, et meie teame, mis on panused. Panused on väga lihtsad. Immigratsioon on strateegiline küsimus. Demograafia on strateegiline küsimus. Seda ei ole peaaegu et võimalik tagasi pöörata. Selle tagajärjed on rängad ja pikaaegsed. Väldime vigu, mida teised rahvad Euroopas on teinud. Ärme lase endale pähe istuda Brüsselis. Seisame enda õiguste eest, seisame enda õiguse eest rahvana elada oma kodumaal nii, nagu meile meeldib. See ei ole vihkamine, see ei ole rassism, see ei ole diskrimineerimine. See on mõistlik käitumine. Me kõik saame sellest suurepäraselt aru. Seisame selle põhimõtte eest. Aitäh teile!